Tere kõigile! Tere taas! Käes on septembri keskpaik peaaegu ja suvi hakkab kohe-kohe läbi saama. Nii et vaatame, mis siis viimane nädal toonud on. Alustame siis sealt, kus eelmine kord pooleli jäime või õigemini lõpetasime ja selleks oli siis põllumees Toots. Vaatasime otsa, mis siis olid tulemused saakide mõttes ja seekord vaatakski, mis võiks olla praegu siis tulemus kasumi või kahjumi suhtes hetkel küll arvestuslikult, sest et meil on osa saaki ju müümata, aga ma tegin sellise arvestuse, et juhul kui nüüd müüa praeguste hindadega ära ka raps, nisu, oder ja hernes, siis mis see seis siis hetkel oleks? Eelmine kord me fiksasime ju kaera ära, eks ole, nii nagu lubasime? Ja kaera fiksasime ära. Kaera keskmiseks hinnaks tuli kokku 193 eurot tonn, kuna kaera kvaliteet oli esimene kategooria toit meil. Ja kaera tulukus või õigemini kasum jäi sinna 40 000 kanti. Kuna kaera hind on koduhind, siis seal me mingit korrigeerimist enam kulude poole peal ka ei tee. Ja ma ütleks, et kaera tulemus tegelikult päris okei, et ei saa üldsegi kurta. Loomulikult oleks võinud alati ju parem olla, aga ma arvan, et sellega võib väga rahule jääda. Kui nüüd edasi vaadata, siis me rääkisime eelmine kord ka võib-olla siis nisust natukene ka, et nisu tuli rohkem ja praegusel hetkel, kui ma ikkagi tabelil otsa vaatan, siis nisu siis kasum võiks tulla seal kuskil sellise 120 000 kandis, mis tegelikult ju pole üldsegi paha ja mis näitab ilmselgelt ära seda, et nisu ehk talinisu just on üks üsna hea kultuur, mis võiks siis ka ikkagi sellisel aastal kastanide tulest välja tuua, nagu siiamaani on olnud. Saagikus oli Tootsil ka muidugi väga hea, eks ole? Ja, et eks ilmastik mängis sinna nii-öelda ikkagi päris palju rolli ja eks on kuulda ka, et on mõned kohad, kus on ikkagi oluliselt kehvem olnud, vihma on vähem tulnud ja ei saanud seda vihma võib-olla õigel ajal ja seal kindlasti ei ole, nii et eks ta üle Eesti võib olla erinev. Kindlasti. Ja, aga ma usun, et võime ikkagi öelda, et talinisu on ikkagi hetkel selline kultuur, mis võiks kasumit ettevõttele ikkagi tuua ja praegusel hetkel on ju käes ka talinisude külviajad või hakkavad kohe saabuma, et siis meil täna hetkel talinisu seemned ilusti on, sertifitseeritud seemned, nii puhitud ka puhtimata kujul, nii et võtke halduritega ühendust ja saate vajadusel endale siis tellida seemnelattu. Sellel aastal ka näitasid ju häid tulemusi nii Bright kui Spencer, Creator, et need on meil kenasti olemas, nii et saab veel uueks hooajaks hästi külvata. Just, ja on olemas ka varasemaid ja hilisemaid sorte. Creator on meil, mis siis Tootsile oli maas, oli hilisem. Seetõttu ka kvaliteet võib-olla siin sai kannatada vihmade tõttu ja läks söödaks, aga samas midagi hullu pole. Tulukus ikkagi päris hea. Ja kui vaatame nüüd ka rapsi, siis praeguste prognooside järgi, kui nüüd ka see viimane 20 tonni rapsi ära fikseerida, siis oleks talirapsi kahjum siis circa 9000 eurot. Selle koguse pealt, see oli siis 75 hektarit. Ütleme nii, et kõige hullem ei ole. Me pääsesime tegelikult ju tagasi ostust, mis tegelikult oleks võinud seda kahjumit veel suurendada. Ja selles mõttes ma arvan, et läks üsna hästi ja see konservatiivne plaan, mida me ikkagi siin rapsi suhtes hoidsime, tasus ennast ära. Aga Marge, sa tegid ju väikse kalkulatsiooni ka, et mis üldse rapsiga meil praegu toimub või kuidas see aasta üldiselt võis põllumajandusrapsiga minna? Eestis tegelikult sellel aastal tõesti väga vähe rapsi tuli, et isegi kõige tagasihoidlikumate prognooside juures ise ennustasin kuskil võib-olla selline 110 000, 108 000 tonni rapsi, kuid ikkagi need saagikused jäid veelgi kehvemaks kui isegi konservatiivsetes plaanides, nii et ütleme, et isegi kui nüüd tuleb 100 000, see tähendab võrreldes eelmise aastaga circa 30% vähem. Ja kui lüüa see rahasse, siis kiire kalkulatsioon kõige tagasihoidlikumalt näitab, et selline 20 miljonit jääb eelmise aastaga võrreldes siis rapsi osast nagu saamata tegelikult põllumeestel. Nii et see on meil tegelikult siit Eesti põllumajandusest puudu, et kui nüüd üldsegi vaadata kõikide viljade nii-öelda rahalist poolt või ütleme seda viljaraha, siis hetke seisuga võime öelda, et ka hinnatasemed on natuke nüüd alla tulnud võrreldes eelmise aasta sama ajaga. Täna küll, kui ma vaatan praegu Matifit, siis tõesti detsember on praegu rohelises ja detsembri Matif on siin 221, nii et me oleme siis väikses tõusu momendis hetkel.
sellest natukene hiljem, aga põhimõtteliselt ikkagi kes nüüd kõrgetel tasemetel hinda ikkagi lukku ei saanud, siis on jäänud siin nii mõnigi euro ikkagi Eesti põllumajandusest saamata, nii et ütleme, et sellised lõplikud kalkulatsioonid saab siin teha võib-olla aasta lõpus, siis on parem pilt ees. Aga mis see Matif meil siis teeb, et ta nüüd küll kergelt tõuseb, et mis need põhjused siis on? Hetkel pilt on tõesti roheline ja see 220 tehniline tase tegelikult nüüd ikkagi hoidis ära ja siis me nüüd pendeldasime siin üks nädal aega enam-vähem ühes samas aknas ja Matif otsis nagu teed, et kas nüüd vajub alla tagasi või siis läheme üles ja praegu tundub, et hetkel kerime siin mõned eurod üles. Põhjuseks on mitu asjaolu, kõigepealt fondid ikkagi seoses ilmastiku tõttu nii USA-s, Venemaal kui ka siis ka Euroopas tegelikult on vähendanud riske ja ostnud tagasi siis oma positsioone ja kui midagi jälle ostetakse, siis see kohe mõjutab ka turgu ja nii on ka Matif siis siin üles läinud. Ja muidugi ka praegu see nädal on ka ootuses USD raport neljapäeva õhtul on siis oodata uut raportit ja ka sellega seoses ka vähendatakse riske ja hoitakse nii-öelda madalamat profiili, seetõttu ka turg nagu sellele praegu reageerib. Need neljapäeva õhtu tegelikult eelkõige oodataksegi siis ütleme soja ja maisi pilti globaalselt, aga ka tegelikult nisu tulemusi, et kuidas moodi see siis, kas reede hommikul näiteks, kuidas see siis turgu nagu edasi mõjutab. Jah, et siis reedel võime oodata, kas siis turul mingeid muudatusi või börsil siis? Jah, just. Et kui vaadatagi tegelikult, mis siis võib-olla ilmastikuga toimub, siis Venemaal on ikkagi tõesti väga kuum praegu ja see on mõjutanud just eelkõige nagu uusi külve ja mõeldaksegi juba aasta ette. Kui tegelikult Venemaa on külvidega maas, kui võrreldes eelmise aastaga, siis kuskil 23% ollakse vähem külvanud kui tavapäraselt. Seal on nii-öelda murenoodid, kuigi sellel aastal ikkagi tuleb rõhutada, Venemaa ekspordib ikkagi kuskil 42 miljonit tonni, mis on ütleme, et väga suur ekspordimaht ja Venemaa peab kõvasti eksportima, sellepärast et isegi kui sellel aastal see saagikus jäi kuskil sinna 82 miljoni juurde, siis arvestades varasemaid laojääke, siis Venemaa peab korralikult eksportima. Kuum on ka tegelikult Euroopas ja seda on ka ilmakaardid väga hästi näha ja siia lubatakse vihma alles võib-olla 2 nädala pärast. Meil täna on vihmane, mis oli väga tänuväärt, aga Euroopa tegelikult on ikkagi kuumalaine käes ja see muidugi paneb nii-öelda küsimärgi alla just Euroopa maisisaagi, et nisu on ju koristatud, nisusaak on purgis, aga just kõik need teised toorained, mis on veel põldudel, et seal kindlasti annab nüüd mõju, et väga oodatakse seda vihma ja vaatame, kuidas siis need suured riigid, Saksamaad ja Prantsusmaad siis külmava saavad hakata, aga igatahes praegu on seal väga kuum. Ja need muidugi sellised ilmaprognoosid panevad siis turgu natukene kõhklema ja otsitakse nii-öelda selliseid ütleme siis põhjuseid, miks turg võiks siis korrakski kas või tõusta, nii et meil on mingi moment praegu, siin tehniline analüüs ka näitab, et võib-olla selline 225, 226 detsembri Matifist oleks järgmine tase, kust on näha siis, et kas me põrkume tagasi või hoiab selle taseme nagu ära. Ja kui tulla siia nüüd juurde vaadata sojapilti, siis õlikultuurid on tegelikult olnud languses, sest oodatakse ikkagi väga suurt sojasaaki nii Ameerikas kui ka Brasiiliast ja järjest rohkem hakatakse seda Brasiilia pilti tooma meile siia nii-öelda uudistesse. Ja see on mõjutanud muidugi kogu selliste õlikultuuride kompleksi. Rapsi hind on muutunud siin viimastel päevadel tegelikult omasoodusest. Euroopas prognoositakse rapsi ikkagi vähem kui eelmisel aastal, alla 17 miljoni tonni ja on tekkinud selline rapsi ostusoov kogu Euroopas ja see on viinud nii-öelda siis rapsi hinnad nii-öelda üles ja praegu ka me näeme, et rapsi Matif on siin kuskil selline 470 juures, nii et me ikkagi liigume siin samas aknas 450 ja 500 vahes, et praegu me olemegi siin 470 juures. Aga tulles tagasi ikkagi nisu juurde, siis kuna nisu on kõige suurem kultuur, siis
ikkagi ma pean ennast kordama, et hinnad on ikkagi kogu aeg surve all koos nende väikeste tõusumomentidega, sest isegi kui Euroopas ja Venemaal tuleb vähem nisu, Euroopas kuskil sinna 10 miljonit tonni vähem ja Venemaalt samamoodi 10 miljonit, siis mujal regioonides on ikkagi rohkem. Nii et kui vaadatagi, et USA, Argentiina, Kanada, sealt siis tuleb piltlikult ja Austraalia, et sealt tuleb rohkem 15 miljonit tonni võrreldes eelmise aastaga ja siit ütleme siis Euroopa, Venemaa ja Kasahstan, et see pool siis võrreldes eelmise aastaga vähem, nii et kui me võtame puhtalt eksportivad riigid, et ikkagi see võrreldes eelmise aastaga on vähem saaki ainult 3 miljonit tonni ja see muidugi rahustab ostjaid, mistõttu tegelikult ikkagi importivad riigid on täna väga rahulikult ja väga raske on ikkagi täna müüa, et Venemaa nisu hind püsib ikka seal 216 juures ja Euroopa nisu on lihtsalt praegu kallim kui siis Venemaa nisu. Ja see tähendab tegelikult siis seda, et valemid tegelikult on surve all, et kui ostjaid ei ole, motiiv tõuseb näiteks natukene, siis valemid kui sellised muutuvad ju nii-öelda kehvemaks. Ja muidugi, sellepärast, et ega nii-öelda see flat hind, see hind, millega tahab ostja osta, see üldjuhul ei muutu. Et meie Eesti plussiks on see, et meil on tegelikult ikkagi tulnud kvaliteetset nisu ja võrreldes muu Euroopaga võib-olla oleme natukene eelises, aga ka sellele peame kodu leidma. Nii et kokkuvõtteks saame öelda tegelikult, et viljahinnad on püsivalt surve all väikeste tõusudega. Neljapäeva õhtul tuleb Usta raport, ootame siis ära, kuidas see turgu mõjutab. Muidugi majanduslikud näitajad samamoodi, et siin intressi langetamisest räägitakse, ka see kindlasti võib mõjutada meie futuuride liikumist. Ja sellega lõpetakski tänase saate. Kohtumiseni järgmisel korral. Kohtumiseni!